Meie oleme Redline ja me ehitame tarkvara helirežissööridele selle jaoks, et nad saaksid kontserte veel paremini planeerida. Olge hea, teil on 30 sekundit aega, et huvi äratada. Tere, mina olen välimeeskonnast Redline. Kuna helimehed peavad tegema pea 20 kontserti kuus, mis tähendab üle 300 lehekülje erinevaid tehnilisi detaile, siis me oleme otsustanud teha neile tarkvara, mis aitaks endal vähendada just selliseid kommunikatsioonivigu. Ehk siis me tahame, et helirežissööridel oleks kergem teha oma tööd, et nad saaksid võtta vastu nendes kontserdi pingelistes olukordades häid otsuseid. Mida te teete? Tarkvara. Palju need inimesi on, kes seda tahaksid? Kuna helirežissööride grupp on, ütleme, et see on nii-öelda nišigrupp, see ei ole kõikidele suunatud sotsiaalmeedia tarkvara või midagi sellist, siis seal on nii-öelda kindel huvigrupp või sihtgrupp, mida ongi vähem kui sellised massitooteid. Mille sisse see tarkvara käib? Tarkvara on kättesaadav praegusel hetkel ainult nii-öelda arvutist ehk siis veebikujul. Me ei ole teda veel kuidagi optimiseerinud mobiili peale või siis väiksemate iPadide või muude peale. Mida see täpselt teeb, kui ma olen helimees, helirežissöör, mis kasu ma sellest saan? Põhiline kasu, mis sealt tuleb, ongi see, et kui kontserdi planeerimine algab sellest, et on vaja teada bändi vajadusi, siis hetkel see kahepoolne kommunikatsioon selle bändi ja helirežissööri vahel. Väga lihtne, ma helistan talle, ütleb, mis vaja, ma panen kirja ja mul ongi teada see. Jaa, võt see ongi see, mis tavaliselt käib ja siis juhtub see, et keegi unustas midagi öelda, keegi sai valesti aru. Miks ma ei unusta öelda, kui see mingi rakendus on seal? Sest et sul on ette küsitud, mis sul täpselt nii-öelda ette küsitud vorm. Praegune turustandard, bändid ei oska seda väga hästi täita, eriti kui nad on algajad või nendel ei ole oma helirežissööri. Nii et me oleme nendele teinud ka variandi, kus nad saavad täita ette ära. Kui palju see maksab? See maksab vähem kui helirežissööride nii-öelda standard tooted, mida nad kasutavad. See on, ütleme, et kui helirežissöör teeb circa 15-20 kontsertist, maksab selle eest kuus mingi 20 €. Kas te tulete rahaliselt toime? Tegelikult see on väga nišitoode. Jah, see on väga nišitoode. Oleme teinud prognoose, aga muidugi paberi peale võib kirja panna ükskõik, mida sa tahad. Aga hetkel tundub, et me tuleme toime. Olete katsetanud ka mõne bändiga seda või mõne helirežissööriga? Ja, meil on üle 20 helirežissööri, kellega me siis Eestis toodet nii-öelda vormime ja kellega me siis pidevalt suhtleme, et tuleks toode, mis tõesti Miks teid see valdkond huvitab? Mind huvitab see sellepärast, et kuna ma olen ise teinud produtsenditööd, küll mitte kontserdiäris, aga ülekannetel, siis ma tean, kui tähtis on see, kui mul võib minna üks detail võib-olla meelest ära või üks detail, mida ma meilides ei märka ja pärast sellest tekib palju suurem kaos ja lisakulu, kui oleks võinud olla. Kus te teate, et kui ma teie rakendust või tarkvara tarbin, et mul siis midagi meelest ära ei lähe? Mul võib samamoodi meelest ära minna. Aga teie kohta ma ei teagi, aga helirežissööride kohta me teame. Ei, kui ma mõtlesin, kui ma olen helirežissöör. Kui te olete helirežissöör. Mul võib samamoodi meelest ära minna. On see tarkvara mul või ei ole? Probleem ongi selles, et me ei saa öelda, et kellelgi ei lähe meelest ära, aga me saame seda teha, et inimesele jõuab kogu vajalik info kohale. Kui praegu toimub meeskondade suhtlus meilitse, kuhu CC-sse nii-öelda lisatakse inimesi ja siis neid võetakse sealt uuesti välja ja siis uuesti lisatakse ja tutvustatakse meeskonda, siis helirežissöör ei tea, kas temani on nõudnud see viimane info. Samas saadetakse mingisugune raider, nagu praegu on helirežissööri nõuded, inimene täidab selle ära, ongi asi mutt, mis mul seda vaja on üldse, mis te teete? Oota, ma ei saanud küsimusest aru. Praegu võib ka helirežissöör saata ju sellise nimekirja välja nõutavatest asjadest ja saadab ära ja bänd täidab selle ära ja asi mutt. Aga bänd ei täida midagi ära. Bänd arvab, et ta teab, kuidas ta peab midagi täitma, nii-öelda turunstandardi vormis, mis on lihtsalt üks tabel. Ja kui ta ei oska seda täita, kui ta ei oska kommunikeerida oma vajadusi õigesti ja ta saadab helirežissöörile midagi, mis on umbkaudselt, mis meil võiks vaja minna, meilitsi või ma ei tea, salfaka peal, siis helirežissöör, Ja teie osa on mis seal? Meie osa ongi kommunikeerida õigel viisil bändi vajadusi helirežissöörini. Ehk siis bändil on ees formaat, mida ta oskab täita, millega ta oskab kommunikeerida oma vajadusi. Ja samamoodi helirežissöör saab selle info kätte, tal on palju lihtsam seda töödelda, kui see, et tal on, ma ei tea, Excelis, PDF-is, V-mailis need asjad laiali.
praegu, kui me lähme helirežissööri käest mõne käest küsime. Ma küsin, meil helirežissöör on praegu puldis, ütleb mulle kõrva, kas helirežissöör veenab see asi? Määrits? Helirežissöör eriti ei veena. Miks ei veena? Ta ütles, et ei veena, et praegu saadetakse need tehnikad ära, aga bänd tuleb ikka, et meil hoid need ja need asjad jäid ikkagi puudu. Kuidas see välistab, et need ja need asjad ikkagi puudu ei jää? Et kui bänd on helirežissöörid juba kohale tulnud ja kontsert või show peab hakkama? Aha, siin on kolmas osapool ka, kelleks on tegelikult korraldaja. Et üks osapool, kelle siis helirežissöör ei pea sõltuma, et kui tavaliselt bänd saadab oma vajadused korraldajale ja sealt edasi helirežissöörile, siis nüüd saab helirežissöör tegelikult otse need bändilt, ehk siis korraldaja vaheosa jääb vahelt ära. Mis probleem on ka bändide poolt olnud, on see, et raiderid või neid bändi vajadusi ei loeta, mis tähendab seda, et bändid peavad alati helistama ja muretsema, kas nende raideriga on tegeletud, aga ka läbi selle süsteemi nad näevad, et seda on loetud ja see on vastutav isik, kes seda on lugenud ka kirjas. Aitäh! Aitäh! Siit saad veel.